Et nüüd on meil tulemas üks vestlusring kahe noore inimesega. Marleen räägib siis täpsemalt, mis toimuma hakkab, aga me siis nii-öelda istume ja loodetavasti te suudate meid jälgida niimoodi, et me siin ees istume. Jah, just meil on kaks, te küll vist väga ei näe nüüd meid või? Näete või? Okei, vähemalt korraks olete näinud ka meid. Et meil on kaks üllatuskõnelejat, kaks noort inimest, kes on lahkelt nõustunud siin täna meiega vestlema ja oma kogemusi jagama. Aitäh neile selle eest. Ma lühidalt tutvustan meie arutlejaid ja esinejaid. Minu vasakul käel istub Artur ja Artur sattus siis Peeteli kiriku lastekodusse aastal 2001 ja elas seal aastani 2007. Enne seda elas ta Tartus. Kui ta Peeteli kiriku lastekodust lahkus, siis teenis ta Eesti Kaitseväe vahipataljonis ja muu hulgas on ta siis valvanud Kadrioru lossi. Et selline huvitav töö olnud. Ja nüüd viimased 4 aastat on Artur siis elanud ja töötanud Soomes ja teeb seda ka praegu. Enne siin temaga vestlesime, ütles, et natuke oskab ka soome keelt. Võib-olla pärast võite siis küsida, võib-olla ütleb teile mõne lause või kui keegi tahab oma soome keelt harjutada. Ja nüüd siis sellel sügisel plaanib Artur Soomes alustada ka õpinguid ja omandada siis elektriku kutse. Seal see kaunis neiu, tema nimi on Ljubov ja tema samamoodi läks siis Peeteli kiriku lastekodusse elama aastal 2001 kevadel ja elas seal 7 aastat. Aga praegu on ta siis 2 lapse ema. Ljubovil on 5-aastane tütar, kes käib lasteaias ja 6-aastane poeg, kes läheb siis sügisel juba 1. klassi õppima. Ja koos siis laste isaga elavad nad Lasnamäel. Aga mitte ainult siis ei kasvata Ljubov lapsi, vaid ta käib ka tööl ja hetkel siis ta töötab ühes Tallinna toitlustusasutuses teenindajana ja varem on töötanud ka mitmetes kaubanduskeskustes kassapidajana. Ja Ljubov on ka väga palju aidanud Peeteli kirikut ja sealseid praegusi abivajajaid, ta on jaganud oma kogemusi ja nõustanud neid. Kas midagi, mida te soovite ise lisada nüüd, mis ma ei osanud teie kohta võib-olla kõike tutvustuseks öelda? No, kõik korras. Sobis niimoodi, jah? Midagi valesti ma ei öelnud, jah? Ei ole. Väga hea, suurepärane. Ma harjutasin ka enne, et tuli hästi välja. Aga Ljubov, räägi, kui sa praegu niimoodi käid tööl ja kasvatad lapsi, et kas niimoodi raske ei ole 2 asja teha korraga või? Mul lapsi ei ole, ma ei tea, ma käin ainult tööl ja päris raske on. No, algusel oli natuke raske, aga nüüd mul on ära harjunud. Jah, ilmselt see on, et kes palju teeb, et see palju siis jõuab ka, jah? No jah. Aga kui sa praegu enda kogemusi niimoodi edasi jagad seal Peeteli kirikus, kas sa ikka teed seda veel või tegid seda minevikus praegu ka nõustad? Vahest, jah. Mul helistatakse, ma lähen sinna ja siis räägin juttu. Kui palju neid noori on, kes seal käivad või kellega sa niimoodi abistanud oled? Ma ei oska isegi öelda palju. 100, 20? No, mitte 100. Mitte 100, natuke vähem, jah? Jah. Jah, see on kindlasti, see on väga tore, et sa sellist asja teed ja jagad oma kogemusi edasi. Ma arvan, et sina oled kõige lähemal neile ja oskad neid tõesti ka aidata. Artur, kuidas seal Soomes praegu on tööde ja tegemistega? No, kui tahtmis on, siis seda leidub. Kui tahtmis ei ole, siis seda eriti ei leia. Kas sa juba ootad põnevusega oma õpinguid ka sügisel? No, ma arvan, peab natukene õppima ja midagi tegema, et elus saavutada midagi rohkemat, kui praegu on. Siis mingid sammud peab tegema juba. Sa enne ütlesid, et sa räägid suisa 4 keelt, on mul õigus või? No, tegelikult ma räägin 3, aga eks vartsi juba soome keeles on päris hästi suus. See siis on eesti, vene, soome ja inglise, jah? No, päris muljet avaldav. Kuidas seal kaitseväes oli? No, kes teenis, see teab. Okei, aga need, kes ei teeninud, kas neile natukene antakse vihjeid ka, et... No, ma mõtlen, et
räägivad tavaliselt rumalusi, et iga mees peab seal ära käima. Arvad, et see on ikka vajalik? No peale seda korda ikka hoiad. Et sinu elus see kuidagi midagi... No mulle isiklikult see andis palju sõpru ja tutvusi, mis mul elus aitavad ja mina aitan neid ja mul on kellega suhelda, ma ei ole üksi. See on kindlasti oluline. Kas sa Eestisse tagasi tulemisele ei ole mõelnud või? No hetkel ei. Okei, aga tulevikus ei tea? Ei tea. Et ma võib-olla Arturi käest küsiks ka selle teenistuse kohta just seal presidendi lossis, et kuidas nagu sinusuguse noormehe jaoks tundub, et presidendi lossi valvamine, on see väljakutse, on see nagu oluline? No algul on päris raskes. Esialgus on autoahtkond. Sa seisad seal 2 tundi seisad, 2 tundi magad, no valmistud ja 2 tundi magad. Ja siis päevas tuleb 4 korda seisad kokku. 6 inimest ja see on päris raske. Ja ma ei tea. Mida sa mõtled, kui sa seal niimoodi seisad, et on mingid emotsioone? No esimesed korrad, kui sa seal seisad, loed kive. Talvel näiteks, seal oli 2 või 3 kuuske, seda ma täpselt mäletan. Ja siis me lugesime palju neid mänguasju seal peal on, puu peal. Ja need oli vist 2148. See on esimene mõte ja siis pärast juba vaikselt mõtled oma mõtted, mis sa hakkad tegema või mis sa nädalavahetusel hakkad tegema, kui sa koju lähed. Juba niimoodi, nagu harjud ära. Algul on jah, päris juhe. Okei. Et siiani nagu oleme rääkinud sellest, kus te nagu täna olete jõudnud, et ja sa ütlesid, et kui sa sõjaväeteenistuses olid, et mingil hetkel hakkasid oma mõtteid mõtlema. Et kas sa mõtlesid nagu selle peale ka, et kus sa nagu tulnud oled? No tegelikult need inimesed, kes elasid lastekodus ja kel praegu edeneb midagi, leiavad tööd, hakkavad elama, nad eriti ei taha ja ei mõtle selle peale, mis oli. Nad mäletavad inimesi, kes need aitasid ja see on kõik. Niimoodi see toimub minu arust. Aga mis sa arvad, mis see põhjus võib olla, et kas see on mingi kaitsereaktsioon või? No mõtled niimoodi, et kui oleks pea kohal, siis sa teeks palju teismoodi, aga meil Eestis päris peab, et meil on sellised inimesed nagu Mati seal, kes aitavad meid kogu aeg ja annavad süüa ja riided, et sa saad tunne ennast nagu inimene. No näiteks, kui ma Tartus elasin, ma kartsin kogu aeg väljas käia, et kõik naeruvad minu üle, et mul ei ole midagi, mul on katkised riided kõik. Et ei saa trennis käia, sellepärast, et see maksab ka raha. Päris raske niimoodi elada. Ja sellepärast sa ei tahagi selle peale mõelda. Umbes nii. Väga hea, et Ljubovi käest ma küsiks, et sul on 2 last. Ja. Et sa oled nagu väga hästi hakkama saanud. Ja. Et kui sa oma lastega tegeled, kas sina nagu mõtled aeg-ajalt oma mineviku peale? No vahest, kui saan sõpradega kokku, need, kes elasid minuga, siis me vahest midagi seal mõtleme, mis me tegime ja naerime selle üle. Aga muidu ei. Aga kui sa nüüd mõtleksid natukene tagasi sellesse aega, kui sul oli, ma arvan, väga palju küsimusi ja sa võib-olla ei osanud nendele ise nagu vastata, et mis siis nagu toimus sinu ümber ja sinu endas, et kui sa olid siin, ütleme, Peetri lastekodus või ka enne seda sellesse aega niimoodi tagasi vaadates? Et ma sain nagu praegu. Ja, et kui sa praegu nagu niimoodi tagasi vaataks, et mis siis tegelikult toimus ümber? No ma sain sealt kodu, seal oli nagu kodus, mitte nagu lastekodus. Ja siis seal oli palju inimesi, kes usaldas mind ja et ma saan selliseks ja et ma saan hakkama ja seal anti süüa ja riideid ja siis me käisime laagritest, et nagu ma et sa said tuge sealt, ütleme nii. Jaa. Said sa vastuseid oma küsimustele, probleemidele, mis sul olid tekkinud?
jaa. Okei. Et Arturi käest võib-olla siis, et kui tohib nii küsida, et mis seisus sa olid enne, kui sa Peetelisse jõudsid? No, see oli päris räige. Ei olnud mitte midagi. Ega kodu ei olnud, ega sõpru ei olnud, midagi ei olnud. Isegi riideid ei olnud normaalselt. Mitte midagi ei olnud. Päris räige. Kuidas sul õppimisega oli tol momendil? No kui õues elasin või pärast? Kui sa õues, jah? No ei õppinud. Ma lõpetasin 9. klassi ja alles, kui ma olin 18 aastat vana. 3 aastat ma olen koolis käinud. Tuleb välja niimoodi, 2 või 3. Et sul tegelikult ei olnud ei omaealisi, kellega rääkida, suhelda, ei olnud ka täiskasvanuid, keda usaldada? Ei olnud mitte midagi. Nii. No olid inimesed, aga neil oli sama olukord nagu mina ja neid oli päris palju ja kõik. Ljubov, et kui sa ise praegu noori nõustad, kellel on võib-olla keerulised olud, et mis muredega nad tavaliselt sinu poole pöörduvad ja mis sa neile siis ütled? No oli selline asi, et mõned nagu tahtsid ära minna, nad just tulid ja neile see ei meeldi, sest neil meeldis nagu rohkem, nagu nad on harjunud seal õues elama ja siis ma rääkisin neile, mis võib juhtuda, kui nagu ei vaata edasi ja Kas selliseid inimesi on palju sinusuguseid, kes veel tulevad tagasi ja aitavad teisi noori ka ja nõustavad neid? No võib-olla on palju. Ei oska öelda. Võiks neid olla rohkem? Kuidas sulle tundub? Kas noortel on piisavalt tuge või peaks neid inimesi olema rohkem, kes oskavad tuge pakkuda? No ma arvan jah, et võiks rohkem olla. Kuidas sulle, Artur, tundub? No kui inimene on seda läbi elanud, siis ta on natukene targem selles mõttes, kui teine inimene, kes ei ole seda läbi elanud. Ja tal on mida soovitada, ma usun. Ma võib-olla küsiks mõlema käest sellise küsimuse, et kui te nüüd jälle mõtlete nii-öelda natukene ajas tagasi, et mis oli selleks päästikuks või selleks motivatsiooniks, et leidsite muudatuse enda elus ja jõudsite sinna samasse Peeteli kogudusse ja suutsite sealt nagu edasi minna ja No ma võin vastata ilusti sellele, et ma olin ennem Peeteli kirikut, ma olin teises lastekodus ka. Aga ma olen ennem rääginud, et põhimõte on see, et saad ilusti riidesse panna ja saad normaalselt elada, et sul kõik on, sa oled nagu tavaline laps, keegi ei vaata sind ülevalt või ma ei tea. Ja Peetelis just seda saigi. Esiteks kõige kuidas seda öelda, et põhimõte, mida mul lihtsalt vaja oli, see oli trenn. Ma sain trennis käia ja see oli päris kallis ja kõik maksti kinni. Ma käisin koolis, mul olid ilusad teksad, ilusad tossud ja ma sain ilusti süüa ja siis kõik need laagrid ja head inimesed ja see mõjub päris hästi. Kui sa suhtled normaalsete inimesega, kes mõtlevad, mida nad räägivad, ei joo, ei tarvitse narkootikume, siis sa kasvad ka selliseks. Kui sa oled kogu aeg selles ringis, kui seda tarbivad, joovad, siis aru on saadav, kelleks sa saad. Et kuidas muutus arvamus iseendasse? No ma hakkasin endasse uskuma ja mul hakkab nüüd kõik välja tulema. No mitte päris kõik, aga ma üritan ja mul tuleb see välja. Ja ma arvan ise, et ma olen palju paremaks muutunud. Ja tänu nendele inimestele, kes aitavad meid. Ja see on päris oluline minu arust. Ljubov, mis oli sinu jaoks oluline selle muudatuse juures? No, sama, mis Artur rääkis. Et see enese usk ja see on nagu oluline? Enese ja usk ja et on inimesed tugi, kes aitavad sulle ja uskuvad sinusse, et sa saad.
et ma võib-olla siit küsiks edasi, et kui te siin saalis ringi vaatate, et täna on siia kogunenud sellised palju inimesi, kes tegelikult oma igapäevatöös tegelevad selliste laste ja noortega, kellel on rida küsimusi, kellel ei ole võib-olla neid, nagu sa Artur ütlesid, ei ole võimalust neid soove täita, mis neil tegelikult seal sees on, ja selle tõttu ei ole ka võib-olla seda eneseusku. Et kui te nüüd oma kogemuse peale mõtlete, et mis te nagu auditooriumile, nendele inimestele võiksite soovitada, kuidas selliste noortega suhelda, mida tähele panna? Et alguse peal, kui laps satub hätta, et tal kooliga on probleem ja ta satub politseisse, siis peab nagu kohe vaatama selle peale. Et kui see pärast juba, mingi aega pärast, siis see läheb väga raskeks, nagu, et seda ümber teha. Näiteks ma lisan, et on sellised koole nagu Tappa kool ja siis Kagvere koolid, et kui inimene minu arust, ja ma tean palju inimesed, kes sinna sattunud on, ja minu arust see ei aita inimese üldse. Ja parem on ikka, kui inimesed toovad kohe lastekodu ja siis nendega hakatakse juba tegelema. Nad saavad mingi trenni, mida ma räägisin 2 korda. Ja inimene hakkab arenema ja selles on plusse rohkem kui nendest mõttetutest Tappa koolidest. See on minu isiklik arvamus. Ja et nendega peab kogu aeg suhtlema, et nad ei tunneks, et nad on üksi, et keegi usaldab neid. Mitte nii, et pool aastat aitas teda, süüa, riided ja see nagu ei aita, see võib 7 aastat peab aitama, 10 aastat, kui ta õige teele läheb. Ja see kõik tuleb tagasi, ma usun seda. Võib-olla sükse ma küll enne mõtlesin, et ma väga nii-öelda kollaseks ei lähe või intrigeerivaks, aga võib-olla üks süke küsimus veel teie kogemust, mis on nagu olnud kõige tobedam käitumine, mida täiskasvanud on teie abistamisel nagu teinud või? No, ma ei tea, ennem lastekodus no mis teil üldse ei meeldinud, ütleme niimoodi, et noh, täiskasvanud tahtsid, et te midagi teeksite või ütlesid teile midagi või käitusid kuidagi, mis teie jaoks oli väga selline ebameeldiv, vastik? Lastekodus? No jah, ütleme, kas lastekodus või enne lastekodu või üldse, kui teiega niimoodi koos töötab? Ma ei usu, et sellised asjad lastekodus on, sellepärast, et seal ikka töötavad professionaalid. Aga see ongi põhimõte, miks ma kodust ära läksin. Et tahtsid liiga palju ja tavaliselt tahtsid seda, mida ma ei saanud täita, mida ma ei saanud anda. See ongi lastekodu kohta, ma ei usu, et seal võivad niimoodi käituda vanemad inimesed. Ma ise olen elanud seal ja vähemalt meil oli niimoodi. Et see on siis vanemate kohta perekonnas? No jah, et see on niimoodi. Suhtled sa oma vanematega täna? Isaga suhtlen ja miks ma sinna üldse sattusin, isa oli mul vanglas. Ta oli 13 aastat, ta sai vanglas olnud ja ema leidis uue mehe. Ja ma eriti ei saanud selle elada, sellepärast peksti kogu aeg. Ja sellepärast siiamaani emaga ma ei suhtle, aga isaga suhtlen. Ta sai juba välja ja me ilusti suhtleme ja räägime, aitame ta eest. Ja nüüd tänu nende lastekodul ma saan aidata oma isa. Mul on millegi aidata nüüd. See on päris hea ja oluline, ma arvan. Väga tubli. Et Ljubov, et kui sa oma perekonda vaatad, et kas teie perekonnas on see suhtlemine tavapärane laste ja oma elukaaslasega? Omavaheline suhtlemine, see emotsionaalne side ja No me näitame lastele, et me armastame üksteist ja armastame neid ja teeme kõik nende jaoks. Et isegi endale me nagu ei tee seda, mis neile. Kõik on lastele. Et
lapsevanemana, kuidas sa ennast tunned? Ei oska isegi öelda. Et täna siin on palju juttu olnud sellest, et lapsevanemaks nagu kasvatakse koos lastega, et kuidas sa arvad, on see õige mõte, et lapsevanemad peavad samamoodi õppima nagu lapsed? Võib ju niimoodi olla, et kui sa saad lapse, siis keegi ju ei õpeta sind, et kuidas siis selle lapsega hakkama saada, et kui tal tekivad koolis probleemid või lasteaias probleemid, et mis ma siis ette võtan või kuidas ma mähkmeid vahetan või kõiki neid asju tegelikult keegi ei õpeta, et kuidas sina tunned? Ma elasin õues 3 aastat ja ma tegin kõik ise ja kõike ma õppisin ja seda ka õppisin, et nagu öelda, et elades õues, elu õpetas mind õues seal. Там больше, типа, что бы ты сделала, чтобы дети не попали в такую ситуацию, как ты? Дети. No ma teeks kõik selle jaoks, et nad ei satuks. Aga see oleks oluline, et oleks keegi kõrval, kes toetaks seda lapsevanemat, kes näiteks ei oska, kes ei ole õppinud lapsega töönud. On palju sellised inimesed, kes nagu ei oska ja ma tean neid hästi palju ja kõik nad küsivad minu käest nõu, et mis ma pean tegema ja kuidas. No see on kindlasti hea, kui neil on kellegi käest nõu küsida ja oskavad pöörduda kuhugi. Soovite midagi veel lisada lõpetuseks siin auditooriumil, on teil mingid mõtteid? Ma arvan, kui inimestel küsimusi on, siis nad võivad neid küsida, nii kaua kui me siin veel olema. Et võiks teha väikse küsimuste vastuste ringi? Mina ei ole vastu, isegi ütles. Ljubov, mis sina arvad? Jah, või. Väga hea, et... Ma tahtsin veel öelda seda, et mis lastele ei meeldi, kui tulevad lastekodusse. Et kõige paha on, kui neil käiakse järgi, et nagu õues nad elavad, nad on ise omaga ja nagu keegi midagi ei ütle. Ja alguse peal on raske see, et kogu aeg keegi tuleb, midagi küsib, abi, soovid või midagi sellist, et nagu lapse läheb see närvi. Aga peab natuke ootama ja siis natuke aega pärast kõik saab hästi. Väga hea, selge, et peab andma hingamisruumi, harjumist. Tahab ka see elu laste jaoks. Et siis vast 2 kiiret küsimust, kui on auditooriumil. Kui keegi küsida ei taha, mina küsiks, siis kui keegi ei taha küsida. Jaa. Üks moment, ma annan kohe mikrofoni ka. Aitäh. Et mina küsiks siis Mati, mina küsiks mõlema Artur ja Liuba käest, et kui vanalt näiteks Liuba oleks pidanud hakkama sind kasvatama, et või sulle nõu andma, kas praegu, kui sa oled noor ema või oleks juba hilja olnud, et ikkagi kui vanalt peaks hakkama sellist tulevast ema kasvatama? No ma arvan, et poole elu peal, kui mina. No sinu näide, et kui praegu oleks hakanud sind kasvatama või... Ei, see on juba hilja. Peab kõigi alguse peal. Kui vanalt oleks tulnud sind aga või oleks õige alustada ühe sellise noore ema kasvatamisega? No minu laps näiteks praegu juba võtab nukusid ja vahetab mähkmeid ja riideid ja peseb neid. Aga mu laps on 5-aastane. Sa mõtled seda, et kui vana peab olema, et sinna sattuda lastekodu või... Ja millal peaks nagu sekkuma, et millal on see õige aeg sekkuda, kui see laps on sellises nii-öelda riskilapsed, kes me räägime, et millal on õige aeg sekkuda? No ma arvan, et... Ma juba ütlesin ju, et kui hakkab mingi probleem koolis või ta satub politseisse või koolis pahasti õpib, siis järelikult on tal mingid probleemid, kas peres või iseendas, et siis peab sekkuma, mitte pärast, mingi mitu aasta pärast, kui on juba hilja. Ja ma arvan, et see ka niimoodi, et mida vanemaks inimene saab, seda raskem teda muuta elus on. Ja kui on väljas mingi laps, kes on 6-aastane või 8-aastane või 10-aastane,
kiiremini teda lastekodusse, et seal ta saab normaalset elu ja teda saab veel muuta. Kui näiteks lapsed on mingi 16-17, no ma eriti ei usu, et sealt midagi muuta saab, kui inimene ise tegelikult ei taha. Ja mul oleks teine küsimus veel, et kas teid oleks saanud aidata läbi või näiteks päevakeskuse, et või oleks teil vaja sellist kohta, kus ta oleks saanud ka rahulikult magada, et no ma arvan, sellised kohad, et kus saab magada ja kus sinu ees hoolitakse ja ostavad sulle riided, no aidatakse, et saad elada normaalset elu nagu tavalised inimesed, nagu teie kõik siin, nagu meie nüüd ja kui varjupaik on olemas, on päris hea. Ja siis kui tunned end kindlasti nagu, et homme saab see päev, et homme ma saan süüa, mul tulevad puhtad riided ja on kust pesta. Sa ei pea mõtlema selle peale, et kus sa magad homme, mida sa sööd homme, nagu meil see oli. Et kui on kõik olemas, siis saad juba arendada ja elad ja siis on normaalne. Aitäh! Ja, aga väga suur aitäh, ma arvan, et me siinkohal vist tõmbamegi otsad kokku aruteluringiga, et head, ma annan sõna Tõnule edasi. Ma arvan, et noored on aplausi ära teeninud. Nii, ja siis suur tänu ka Peeteli kogudusele, kes meile selle kontakti noortega võimaldas.